Aga miks te siis minu juures enam ei õpi? Ma ei õpi enam kellegi juures, vastas Indrek. See pole vastus, ütles Molotov. Mis te teiste juures teete, see on teiste asi, aga mina tahan teada, miks te minu juures ei õpi. Olen ma teid millegagi haavanud, sest on ju niisuguseid, kes võtavad endale jumal teab, mis lolluse pähe või südamesse ja ei õpi siis enam. Ei õpi, tee mis tahes. Läheb teise juurde, seal õpib, aga sinu juures ei õpi. On see ehk nõnda? Ei, härra õpetaja, minul pole teile midagi ette heita, ütles Indrek. Aga mis see siis on? Kuradi päralt, küsis Molotov. Teie olete üks neid, kellele mina suuri lootusi panin. Mina arvasin nimelt nõnda, et kui kevadel tulevad eksamid, siis oleksite teie üks esimesi, kes võiks minna siia samasse Kroonu gümnaasiumi õnne katsuma. Ei teist ega ka teie direktorist peaasi ükski, keda kuraditki. Aga teie olete ainult naljanumber ja sellepärast mõtlesin ma, et teie oleksite üks esimesi, kes võiks minna siia samasse näitama neile kroonujõnglastele, kuidas peab küpsuseksamil matemaatikat oskama. Mõistate? See oleks teie ja ka teie kooli huvides. Muidugi ka minu huvides, aga nüüd põlete teie läbi ja ka teised võtavad teist eeskuju. Ütelge ometi mulle kui ma vanemale seltsimehele. Mis teil on? Mõni naine, eks? Need saatanad on nii mõnegi noore hinge hävitanud. On ta vana või noor? Muidugi vanem, eks? See tähendab teist vanem, muidu poleks ta nii kaval. Aga teate, mis mina teile ütlen? Ja pidage meeles. Seda ütleb teile mitte õpetaja, vaid kui seltsimees, kes on elus palju rohkem kogenud. Nimelt ärge uskuge armastust. Naise armastus on ainult silmus mehe kägistamiseks. Lasso, jääge vabaks, nagu olen vaba mina, teie seltsimees. Ja parim vahend armumise vastu on matemaatika. Ainult matemaatika. Mina arstin ennast ikka matemaatikaga. Aitab suurepäraselt. Isegi imestan mõnikord, kui ruttu ja hästi ta aitab. Korraga kas või üks kord ühte, esite väikest, siis keskmist. Pärast võtke käsile võrrandid, logaritmid, siinus, koosinus, tangens, kootangens. Kahju, et ei tunne integraale ja diferentsaale. Need aitavad kõige paremini. Aga ühte ütlen teile. Hoiduge lõpmatuse eest. Teate number 8 küljeli. Lõpmatus lõpeb armastusega. Sest see on niisugune siga. Tema on otse armastuse isa ja ema kokku. Sest armastuses on ikka kas 0 või lõpmatus. Niisugune on armastus. Nii et seda pidage meeles, seda 8, mis küljeli. Kõik muu, mida raskem ja keerulisem, seda parem. Lõpmatus ei ole nimelt sugugi raske ja sellepärast lõpebki ta armastusega. Kõik muu on raske. Ja tänaval ärge kõndige kunagi ilma peaaju pingutuseta. See mürgitab veel hullemini. Kui pole muud, siis hakake lugema vastutulijaid ja möödaminejaid, pidades 2 arvu korraga meeles. Läheb segi uuesti otsast peale. Pärast võite asju keerulisemaks teha. Hakkate lugema vastutulijaid ja möödaminejaid naisi ja mehi eraldi, nii, et oleks juba 4 arvu meeles pidada. Kodus arvutage või piid. Tehke nii, et saate, ütleme 24-kohalise arvu, aga te võite seda jätkata ka kuni 200-ni. Mõistate? Pii 200-kohalise arvuga ja ma tahaksin näha, mis grimasside ja armastus siis teeb. Nõnda katsus seltsimees õpetaja seltsimees õpilast matemaatikaga turgutada, aga Indrekuga sündisid kummalised asjad. Hakkab näiteks nõnda. 1 kord 1 on 1, 2 kord 2 on 4, 2 kord 3 on 6, 2 kord 4 on 8. Aga see 8 on küljeli, mitte püsti. Indrek näeb selgesti, et 8 on küljeli. Päris pikali kohe. Ja kui ta teda lähemalt silmitseb, siis näeb, et see polegi 8, vaid lõpmatus, mille eest Molotov nii väga hoiatas, sest lõpmatus on armastus. Miks? Lõpmatus ei olegi matemaatika. Tema on sealpool matemaatikat. Tema on seal, kus on armastus. Aga armastus on praegu keelatud, sest Indrek peab õppima, kui ta tahab kevadeks küpseks saada.
armastus ei lase inimest küpseks saada, sest armastus teeb... Mis teeb armastus? Armastus teeb sõna ja silma sügavaks ja nõnda ei saa inimene kevadeks küpseks. Sellepärast uuesti otsast peale. 1 kord 1 on 1. 1 kord 2 on 2. 1 kord 8 on küljeli. 8 on küljeli, nagu esiti. Tähendab, 8 on armastus. Kui küljeli, siis armastus. Lõpmatu armastus. Sest armastus on ikka lõpmatu, kui pole veel lõppu. Ning kui on lõpp, siis pole enam küljeli, vaid püsti. Armastus on püsti. Armastus on Rimalda, Ramilda, Rilmada, Ralmida, Ridalma, Radilma, Tiralma, Tarilma. Armastus on lõpmatus. Armastus on üliinimene, kes ratsutab Sauruse seljas. Indrek näeb selgesti, kuis üliinimene ratsutab Sauruse seljas. Jah, ja nii ongi, ja parem ja loomulikum. Hoopis loomulikum. Kui olid Saurused, siis oli ka üliinimene. Kõik suured üheskoos. Ainult tema luid pole veel leitud. Või kuigi on, siis pole ära tuntud ja on peetud mõne Sauruse omiks nimega Homo hippus. Just, Homo hippus oligi üliinimene ja siis on loomulik kõik, mis suur oli minevikus, sest maakera ise ja kõik, mis on ühes temaga, jääb päev-päevalt vaiksemaks, aina väiksemaks. Olid Saurused, olid suur tõll ja Kalevipoeg oma poegadega ning Lindaga, kes nuttis järve. Oli Jakobson ja Risti ja Johannes Kristusega. Oli Goethe, kõik minevikus, nagu Saurusedki. Ja kõik armastasid, kõik. Kristus armastas ka, sest ta ütles, naine, mis on mul sinuga tegemist? Nõnda armastas ta ja suri ristipuus. Aga Goethe, mis oleks Goethe Indreku asemel teinud? Goethe ja üliinimene. Kui ometi võiks teada, siis oleks kõik lahendatud, sest siis teeks Indrek nii samuti. Teeks Goethe eeskujul, nagu see vana daam, kellest kirjutab Ramilda või Rimalda, Ralmida või Rilmada, Ridalma või Radilma. Niisugused imelikud lood sündisid Indrekuga, kui ta katsus matemaatikaga ravida armastust, nagu seltsimees Molotov oli õpetanud.